tere tulemast taas kord Just Call Me Bridget podcasti. Ma olen tegelikult tänase külalise sissejuhatusel päris närvis, sest et seda poleks su värisevast häälest arvanudki. Värisevast häälest. Külas on Eesti tuntum koomik Sander Eigus. Mina võtsin oma väriseva hääle ja sõrmedega enda julguse kokku ja kirjutasin sulle. Ma tegelikult arvasin ikka lõpuni välja, et sa ütled mulle, kole, neiukene. Jah, sellepärast sa vist lasidki ühel meie ühilisel sõbral üle kirjutada mulle. Ja, ma olin mingi please Hendrik, kes on siis, ma tean, ta on vist ainult Rogeri manager vist või... Midagi ta selle susserdab, mina ei tea. No. Me kunagi töötasime koos, aga praegu ma ei oska midagi öelda, sest nad panid Vene Kultuurikeskuse samale päevale, kui ma panin Alexela, nii et... et nüüd teil on nagu beef. Meil on rets beef, jah. Rets beef, kui ookeanit vahel ei oleks, siis oi pasana. Mis... Ma mõtlen, kaua sa üldse praegu Aussi tulid? See on ju mitmes kord juba tegelikult, kui sa Ausis oled olnud. 4. või 5. või midagi siukest. 2018 tulin esimest korda, aga 3 kuu kaupa käin, sest minu see artistiviisa ajutine 408 on 3 kuud. No seda saab pikemalt ka, aga see 3 kuune on hästi lihtne läbi festivalide saada. Ja saab isegi tasuta, kui läbi õigete festide teha, kuna enamus need, näiteks see Fringe, mis just lõppes, on non-profit nii öelda, siis neil on mingisugused õigused ja võimalused nagu aidata artistidel siia tulla. Kas sul ongi nagu sisuliselt need 3 kuud praegu, sa oled ju, sa tegid need Eesti show'd, tegid ära, nüüd sa lähed Sydney's Eesti show'd tegema, sa käid iga õhtu põhimõtteliselt tegemas ju... Tegelikult ma nüüd puhkan ka normilt, et ma tegin praegu siin Fringe'i festivali raames Pertis 4 nädalaga, üle mingi 80 korra käisin laval või midagi. Üle 80 korra? Midagi sükest, jah. Wow. Aga nüüd ma natuke puhkan ka, et ma näiteks Sydneysse ma lähen lihtsalt sõbrale külla ja turismi tegema ja nagu nii. Et ma üritan siin nagu jagada, et kuigi ma olen nagu tööasjus, siis ma võtan ikkagi nii palju kui võimalik aega nagu puhata ka. Et põhimõtteliselt on järjest niimoodi, et on Perti festival, siis on Adelaide'i festival ja see on Melbourne'i festival, aga mina jätan Adelaide'i põhimõtteliselt täiesti vahele ja kasutan seda aega siis nagu ringi reisimiseks ja värki. Aga Melpsiga samamoodi, et ma olen küll suht palju linnas ja festivalil, aga mu väga hea sõbranna elab mingi 1,5 tundi linnast väljas ja siis ma olen suht palju nagu nende juures ka mängin lastega ja nagu chillin. Et selline üritan leida tervislikku tasakaalu, sest ega ma ei puhka mitte kunagi ja siis ma siin natukene üritan ennast nagu suruda. Aga ega ei tule välja, siin on nii palju stand-up ja nii palju on teha, et siuke. Kuidas üldse on olnud nagu just selle Fringe'i raames ka, kas sul on nagu raske saada sinna headline'idesse või Eestist ikka nii tugeva nimega tuleb kohale, et võetaks igale poole? No Eesti asjad ei huvita neid üldse, aga ma kui ütled, et ma Eestis müün suuri asju välja. See ei tähenda mitte midagi. Okay. Tähendab välja arvatud siin, eriti Pertis on see, et mis on väga naljakas, mul on siin rohkem piletimüügi jõudu kui väga paljudel kohalikel, sest siin on nii palju eestlasi, et kui ma postitan kuskil, mis showsid ma inglise keeles teen, näiteks üks mingi lounge show, see oli reaalselt mingi 4, 5 seltskonda, 6 seltskonda, siis nagu peremees ütles mulle ka, et kurat küll, et ma panen siin kohalikud vennad plakati peale, ükski inimene ei tule, ma ei pane sind isegi plakatile ja 20 inimest tuleb ukse peal, küsib, et kuule, et kas ta ikka täna esineb nagu. Et selles mõttes see midagi nagu annab, aga ei, see kõik on aastate pikkune töö. Edinburghi festivalil ma hakkasin käima juba 2018 äkki ja põhimõtteliselt kelle kaudu ma siin olen, kes on minu enamus showsid, on siis siuke kompanii nagu Laugh Mob,
kellega me saimegi Edinburghis tuttavaks, kes korraldavad seal hästi palju showsid ja põhimõtteliselt nemad siis kutsusid mind nagu siia ja nüüd, kuna ma ei ole esimest korda, nüüd on nagu hästi lihtne. Pluss, et mitte liiga nagu ego olla, siin komöödia tase on selline, et nad peavad mind paar korda nagu laval nägema ja siis on suhteliselt nagu uksed lahti. Et eriti kuna nagu klubidel see ei ole nii palju, oleneb, Pertis on natuke rohkem poliitiline, nad natuke rohkem hoiavad nagu omasid, aga näiteks Melbourne'is neil on konkreetselt see, et sa pead, tal on vaja piletid müüa, tal on vaja iga nädal oma 300 istmega saal välja müüa ja ainuke asi, kuidas ta seda teeb, on see, kui tal on kõige naljakamad tüübid seal peal, tal ei ole vahet, kus sa oled, tal ei ole vahet, kes sa oled, et siin on natukene rohkem nagu selline kliki, aga jaa, et niimoodi tühja koha pealt tulles ei saa. Ja et see ei ole niimoodi, et ilmud festivalile kohale ja hakkad siin mingi koha peal otsima. Mul olid ikkagi, et kui ma ütlen, et ma tegin üle mingi 80 spoti, siis nendest 70 olid mul ette bookitud, et ikka leiab koha peal ühte ja teist, aga jah, põhimõtteliselt see on ikkagi niimoodi tühja koha pealt seda naljalt nagu ei tee. Kas sa ise bookid ja möllad või on sul endal ka üldse mingisugune manažeri laadne toode? Ei ole, ma olen liiga hull kontrollifriik. Mul on, kui me oma tuuri Eestis teeme, siis Papa Karl, shout out talle, aitab mind nagu retsilt palju, aga siin ja täitsa nagu ise. Et ma otseselt ma ei ole, aga ma olen natukene rääkinud mingisuguste nagu agentuuridega, aga sisuliselt on see, et nad kõik tahavad lihtsalt nagu, ma ei ole veel punktis, kus keegi mulle midagi nagu kasulikku pakuks, pigem kõik tahavad lihtsalt krüdi kääre panna, mõttetu selles mõttes. Ja. Sa oled juba nii pikalt, sa ütlesid, et sul tuleb nüüd 15 aasta juubli tuurike. Kuidas sa üldse, kui ma nagu sinuks ette valmistasin ma eelmine aasta, kus sul see suur pang vist Perdis oli, sa ütlesid, et sa ei tule mitte kunagi enam Perti tagasi, aga siin sa oled. Kuidas sa seekord rahul jäid? Tegelikult ju seekord vist oli parem. Veits ka seda, et selle Eesti showga ma ei tule enam kunagi tagasi, aga ma see aasta ikkagi mõtlesin, et ma proovin korra, samamoodi nagu Rakvere sai time out'i vaata, siis mõtlesin, kas Pert nagu saab, aga ma võtsin see aasta vaata väiksema ruumi on ju, pluss ma ei teinud sellele üldse reklaami, sest see on ka see, mis nagu juhtus tegelikult eelmine aasta on see, et me hullult surusime, aga lõpuks seal oli pooled inimesed saalis ei teadnud, kes mina olen ja nad olid lihtsalt tulnud mingisugusele Eesti üritusele, laupäev oli ka, nad olid hakanud ilmselgelt lõunast jooma, et seekord meil oli pühapäev ja ma tegin ainult nagu enda sotsiaalmeedias reklaami, ehk siis seal olid päriselt inimesed, kes teavad, kes ma nagu olen ja sellest tulenevalt oli mina jäin nagu väga rahule, minu arust oli väga hea nagu show ja inimeste nagu reaktsioonide järgi ma ütleks ka, et kui eelmine aasta ma ei tahtnud pärast minna kellegagi õlut juua, ma tahtsin lihtsalt minema minna, ma tahtsin lihtsalt ära minna sealt, siis see aasta oli ikkagi see, et pigem suht nagu enesekindla näoga läksime pärast nagu pubisse rahvaga, et mulle nagu väga meeldis ja tagasiside on ka nagu hea olnud. Et see ongi, nõme on selle kui ei saa nagu teha, et ega eelmine aasta ka kellele hullud stand-upi fännid, ega neile võib-olla meeldis see, et ma tegin tund aega crowdworki ja mõned ütlesid mulle, et nii lahe oli, oi su kurat, kus sa neile ütlesid, vaata. Aga see, kes on tahtnud tulla vaatama seda nii-öelda teatritükki, mis Eestis tuuris ja millest kõik sõbrad talle rääkinud on, nemad jäid täiesti ilma. Eelmine aasta ma sain oma tunnist teha mingi 10 minutit või palju ma teha sain midagi siukest nagu, aga see aasta oli, aga sa said aru ka vaata alguses, ma ei tee traditsioonilist siukest asja, kus ma tulen enne soojendajat peale, ütlen, et kuulge, et kas kõik saavad aru, et tegu on teatrietendusega ja ma päriselt viskan neid välja nagu. Sa ei ole varem seda Eestis ka pidanud ütlema kunagi või? No oleneb, niimoodi mitte, kuigi see aasta meil oli ka põhimõtteliselt üks esimene tuuris show, me pidime ühe tüübi viskama Pärnus välja enne, kui show algas. Ja siis nüüd, aga see aasta Papa Karl nagu hostib ja siis tal on ka väike selline nagu, et ta
hästi muuseas, sest see on ka siuke asi, eriti Eestis, vahepeal inimesed arvavad, et see on nagu mingi osa stand-up'ist, et sina ka ütled asju, aga tegelikult no ei ole, vaata. Eriti teatrisaalis, vaata. Üks asi on klubiõhtu või mingi open mic, aga kui me räägime ikkagi teatrist, kui me räägime kellegi tund, siis nüüd on ikkagi inimesed tulnud midagi vaatama, mida ma olen aasta, poolteist, mis iga ma olen kirjutanud, ma olen sellega nii palju vaeva näinud. Aga jah, seal on palju asju ja tihtipeale lihtsalt juhtub hästi palju tüüpide egod ei kannata ära seda, et nad ei ole kõige naljakam inimene nagu ruumis või ta näeb, kuidas ta naine vaatab kedagi teist suurte silmadega ja naerab, siis ta ise ka hakkab mingit kuradi sitta vahele hüüdma, aga nagu jah. Sul võib seda suht tihti juhtuda, ma eeldaks nagu, et see võib ülitüütu olla nagu, et kui sa oled nagu 15 aastat enda karjääri üles ehitanud ju ja siis kõik ju, ma kujutan ette, sind näevad siis nagu mõtlevad, et ma nüüd pitchin sulle enda nalju, ma nagu juhatan sind sisse niimoodi, et ma üritan sitaks haige koomik ise ka olla, vaata. Et nagu see võib ülitüütu olla tegelikult, ma mõtlen. On ja ei ole. Ma mõtlen, kuidas ma vastan sellele, et minust päris sotsiopaadi muljet ei jääks nagu. See on mõnes mõttes nagu lõbus. Sellepärast, et kui mingisugused, samamoodi, et ma olen nagu kokk elukutselt on ju, või olnud kunagi ja suht hea on, kui keegi hakkab kuskil nagu midagi tegema või fleksima, oled kuskil mingi grilli ääres ja siis mingi vend räägib liiga palju, anna see kahvlike korra siia ja vaata nüüd, kuidas see asi tegelikult käib, on ju. Et selles mõttes kõige, sest ma ei oska, mis sõna see on, ma kasutan sõna irvambad või lõuapoolikud, vaata need tüübid, ilmselt tänu Tujurikule neid nüüd kutsutakse onu Heinodeks hästi palju, on ju, aga need tüübid, kellel iga et nendest vendadest see nagu välja pigistada, et nad saavad ise ka aru. Mulle meeldib teha, et kui keegi teeb mulle mingi selle, tead, sest vaata, inimesed kasutavad sotsiaalset pinget hästi palju ära, et ta ütleb mingisuguse asja ja saad aru, et see oli naljakas ja nüüd ta vaatab sind ja ise naerab ja ma luban sulle, sa hakkad naerma. Ma luban sulle, sa hakkad naerma lihtsalt sellepärast, et sa oled liiga hea inimene ja sa ei lase tal sellel olukorral tekkida. Aga üks koomik Bill Maher ütles selle kohta hullult hästi, et ma ei ole nõus su mingisuguse nalja peale, mis ei ole naljakas avalikult naerma, sest mina olen elukutseline koomik ja nüüd, kui ma selle peale naeran, see on nüüd halb peegeldus minule, sest mõni inimene arvab, et oota, ta peab seda naljakaks ja ta ei osta mitte kunagi enam mu piletit. Ja siis mu lemmikasi on, kui mingi vend teeb oma selle, siis ta vaatab mind, vaatab talle täiesti tuima näoga otsa ja mu lemmiklause on, et et sul tuli mõte ja sa ütlesid selle välja. Ja siis sa näed, kuidas see ego neist välja susiseb lihtsalt. Järgmised 5 aastat mõtleb selle peale, näeb unes ka. Just. Et see on siuke asi, meil kunagi tekkis siuke ütlus, et tegelikult nagu kõik inimesed võiksid ühe korra elus stand-upi teha, lihtsalt sellepärast, et siis sa saad aru, paneb su ego mõnus hästi nagu, ja see on nii lahe, kui esimest korda tuleb peale, kes arvab, et on maailm mingi naljakam inimene ja see ei hiti ja see ei hiti ja see ei hiti ja sa näed, kuidas nad tõmbavad nagu kortsu ja lavalt maha tuleb täiesti teine inimene nagu. Et seal on nagu see pool, aga ikka on muidugi, pigem see on juba teine asi, lihtsalt kui palju ma viitsin nagu tööst rääkida, on ju, ja siis lõpuks ongi see, et kõik mu sõbrad on elukutselised koomikud. Mis sa arvad, kuidas anekdoodil tegelt läheb? Kas sa tõesti arvad, et nagu, see on lihtsalt kutsehaigus, kui keegi hakkab mulle rääkima anekdooti, siis ma olen suht kindel, et lause või 2 sisse, ma tean, mis selle lõpp on, ilma seda kunagi nagu kuulmata. Et see et kui sa õpid, kuidas vorsti tehakse, siis sul läheb vorstiisu ära, on ju. Ja jah, et inimesed kõik hullult arvavad, et kõik koomikud tahavad, et see oleks nagu hästi aga palun räägi mulle ühest päris asjast, räägi mulle päris elust, räägi, kuidas töö ükskõik millestki, sest kogu mu elu on see, et ma olen komöödiaklubis, kuulan, kuidas tüübid räägivad nalju või olen backstage'is, kus kõik ainuke asi, millega nad tegelevad, üritavad olla kõige naljakam ja üritavad olla kõige naljakam. Et meil just oli mingi paadipeol käisime sõpradega ja siis see tüüp tegi oma seda nagu, aga kõik olid nagu koomikud ja siis see tüüp tegi oma seda nagu introt seal ja siis kuidas need kõikidel oli vaja vahel, et olla kõige nalja, siis mul on nagu see, et kas me saaks korraks lihtsalt nagu päris inimesed ka olla, et seal pigem tekib nagu see osa, et see on lihtsalt nagu
ma niigi pean nii palju komöödia peale mõtlema, et me tegelikult ei viitsi, mul on jumala okei rääkida seltskonnas ainult morbiidsetest asjadest, me ei pea keegi nagu, minu jaoks on päris elu palju huvitavam, et see on selline, aga samas on just kõik inimesed, kõige naljakamad inimesed, keda ma tean, ei ole koomikud, kõik nagu, mul on paar sõpra, keda no ma ei saa, nad lihtsalt räägivad ja ma lihtsalt irnun selle peale, kuidas nad eesti keelt kasutavad, see, kuidas nad et kõik Ülenurmest pärit inimesed on naljakamad kui kõik koomikud maailmas. Lihtsalt ma ei tea, mis seal kraani veeses on või mis seal juhtunud on, aga lihtsalt tüübid on kõik puusalt nagu elukutselised koomikud. Et teistpidi jälle päris elus päriselt naljakas inimene teeb mulle nii palju nagu rõõmu, aga enamasti inimesed, kes arvavad, et nad naljakad ei ole ja need, kes on naljakad, ei saa aru, miks või mille pärast on ju. Vau, see oli pikk vastus. Mõtlen, et kuidas või kui kaua sul võttis aega või kas see ikka nagu kuidagi riivab sind, kui mingi nali, mida sa oled ülipikalt kirjutanud ja sa arvab, et see hitib, aga nagu see ei hiti. Kas see nagu siiamaani low-key, kas see nagu veits on tuleb nagu korda teha või nagu oleneb, ikka neid, millega käid ja sured, sest see minu arust see on nii naljakas ja mõtled, kuidas te ei saa aru sellest on ju, aga tegelikult see on nagu kirjutamise viga siis nii-öelda või et see on jälle, see on selline pigem nagu alguse tüüp viga, kus ei julgeta oma materjali muuta ja sellest tulenevalt joostakse nagu kogu aeg vastu sama seina, et tegelikult kui mingi asi ei tööta, siis ma proovin seda homme uuesti, aga teistmoodi, et kindlasti ühe õhtu põhjal ei saa asju nagu, eriti kui sul peab olema ka selles mõttes seda enesekindlust, et see on siuke ütlus, et publik ei ole mitte kunagi süüdi, see on kõige lollim asi, mida koomikud ütlevad, see on kõige tüütum asi, siit publik, sa olid kusi. Aga kuigi publik ei ole mitte kunagi süüdi, siis publik on vahepeal süüdi. Et sellest peab ka aru saama, et see lihtsalt ei ole sulle. Mul oli uut tundi läbi tehes, oli see, et me tegime neid Fortbaari laboreid, mis nagu Dan korraldas ja seal olid lihtsalt enamuses Dani fännid, kes on väga noored, kes on minust poole nooremad ja teen seal mingeid asju ja kurat ei tööta ja mul on see, et ma pean varsti teatritesse minema sellega, et kuidas niimoodi saab ja siis mingi hetk hakkasin mõtlema, et äkki need ei saa aru, millest ma räägin, et nad vist ei tea, kes Voitkad on, nad vist ei tea ja siis kui ma panin sinna väikese seletuse sisse, et kuule, et toome kõik ühele lehele on ju ja siis järjest ühesõnaga, et see on jah selline eneseteadlikkuse asi pigem, aga ikka on jah selliseid, mis lihtsalt ei tööta ja nad lihtsalt ei tööta, aga ise usud ja muud kui käid ja sured, aga see on jälle, see on asi, mida koomikud hakkavad kartma ja kuhu loovus nagu ära kaob, on see, et kui kardetakse pommimist. Et ma olen elukutseline koomik, on ju, ja nüüd ma ei tohi ühel open mic'il ka pommida, sellepärast, et nüüd nad arvavad, et ma ei ole enam naljakas, aga see on nii idiootne, et selles mõttes näiteks Ari on kõige parem näide maailmas, ta on nagu heavy crasher, ta on nagu nii fucking hea stand-upis, aga ta ei häbene open mic'il uue premissiga sitta süüa. Ja siis ta proovib uuesti, aga et seda tehakse hästi palju, et sa lähed mingi asjaga nagu peale ja siis sul tekib hirm ja sa nagu tagurdad välja, sest ükskõik mis nagu premiss see on, kui nali ei tööta, mul on mingisugune oskus teha stand-up'i, et ma panen selle tööle. Ma kas kaasan kellegi publikust või ma teen mingisuguse pöörde, nii et sina aru ei saa, et ma praegu sellest naljast välja tagurdasin, see ikkagi lõpeb naljaga, aga minu jaoks see oli jumala kasutu, sest ma ei teinud seda lõpuni, ma nüüd ei tea, kas ta tegelikult töötab, ma ei tea, kas ta ei tööta, et see on hästi oluline nagu oskus ja selles mõttes peab oma egost oskama lahti lasta, et vahepeal jah, asi ei saagi töötada, sa ei saagi kodus kirjutada puhast kulda. Ma just mõtlen, et sul võib seda ju Aussis ka tegelikult suht palju ette tulla,
sest mingid nagu nüüd ma käisin sinu show'l ka ja isegi meil oli, et noh, esiteks ma olen nagu 26 on ja ma olen 7 aastat Austraalias elanud on ja, et ma põhimõtteliselt terve ma täiskasvanu elu Aussiis olnud, et Eesti poliitikaga me ei ole ju noh, kui palju ma kursis olen on ja kuidas see tundub, kas nagu ma ei tea, Perdis mingid naljad, mis toimuvad nagu Sydneyga ka võib-olla Sydneys minu meelest on ju pigem ka vanem generatsioon, kes on üldpris pikalt Aussis olnud. No mul Sydneys oli neid ja tegin nagu show ära ja siuke noh, okei oli, aga nagu hästi palju olid sellised ja siis rääkisin ühe vanema paari, kes see naine tuleb minu juurde, minu tütar ütles, et me peaksime. Siis mul on see, et fuck, te tulite lihtsalt eesti keelt kuulama, te ei saagi must aru saada, te ei saagi must mitte kunagi aru saada ja see on jumala fine ja nad olid nii õnnelikud ja nad sõitsid, nad võtsid, kuna mul tuli Melpsis show ka, siis nad tegid mingisuguse vist oma Haagis suvilaga trippi Sydneyst Melpsi, et Melpsis show'le ka tulla. Kuigi nad tegelikult ei saanud aru ja nad ei naerud mitte ühtegi korda. Et muidugi seda juhtub rohkem ja Pertis juhtub kõige rohkem, vaata neid, kes tulevad Eesti show'le, oi kurat, nii äge eesti keelt kuulda, aga kaua siin on juba 3 nädalat. Nagu, mida perset sa siit, ei, aga neid on nii palju, et mida perset sa siit Eesti show'lt otsid, ei, sest vaata kui palju käib tegelikult Working Holiday'l tüüpe, kes tööle mitte kunagi ei jõua, et nad tulevad siia, neil oli mingisugune raha kõrvale pandud, panevad 2 kuud siin jooki aineid, mõtlevad sitta ka ja lähevad koju tagasi. Ja neid Sittriik, sitta Austraalia. Ja neid tüüpe Eesti show'l näha on alati hästi naljakas. Mul on see, et mida, samamoodi nagu mul Soomes inimesed tulevad Eesti show'l. Sa oled Talsinki, sa oled 2 tunnise praegu, ma elan Viljandis, sa elad Tallinnal lähemal kui mina, millest sa räägid nagu? Mida kuradid sa siit Eesti show'lt otsid, vaata. Et see on alati jah, nagu selles mõttes huvitav, aga muidugi Sydneys ja Melpsis on ju ilmselgelt rohkem inimesi, kes on päriselt nii-öelda integreerunud, kellel ongi kohalikuga pere ja mis iganes on ju, aga ikkagi näiteks siin ja ütleme Kullakal olid ikkagi ju palju nooremad ja saad aru Working Holiday rahvas ja ongi on reaalselt puhkusel ja mis iganes nagu. Et nii on minu arust nagu jaatunud, aga mul ei ole ka piisavalt suurt, aga ilmselge on ju see, et Pertis on ikkagi nagu kaugelt kõige rohkem eestlasi, kuskil mujal ei anna isegi nagu võrrelda, ma arvan. On jah. Aga see on ka arusaadav, sest siin on loogiline, pluss ikkagi minu jaoks metsainimesena nagu Sydney ja Melbourne on ikkagi nagu hirmsad natukene, aga minu arust Pert on nagu handlitav. Pert on nagu väike linn Aussi mõttes minu arust. Aga samas mul on täpselt, vaata, mul on seal Northbridge'il kodu niimoodi, et mu rõdu on siis selle linna vaatega. See on päriselt sinu kodu või? Ei, ma lihtsalt olen nüüd 4, kõik korrad, kui ma olen käinud, ma olen täpselt samas korteris elanud. Ehk siis ma olen selles samas kohas kokku üle aastate mingi 150 päeva või midagi siukest nagu, ehk siis põhimõtteliselt nagu jah, see kant on minu jaoks hästi nagu, kui ma jõudsin, mul oli nagu nii koju jõudmise tunne ja seal on täpselt, nad ütlevad, et Pertil ei ole nagu mingit skyline'i on ju, aga minu jaoks, kui ma istun seal rõdu peal õhtul ja ma lihtsalt näen nagu pimeduses neid tulesid ja siis mul on see, et minu maainimese tunnetuse jaoks see täidab täpselt selle ära, aga siin linnas ei ole ühtegi kohta, kus ma ei julgeks käia või kus ma mingi, ma ei tea, klapid kõrvast ära ja, võtaks. Ja ma just mõtleks, et Northbridge tegelikult on suhteliselt ohtlik rajoon nagu just põliselanike No seal on mõned bussitamised ja värki, aga see on jälle see ise nagu, pluss see on jälle vaata keskmisest natukene suurem meesterahvas olla, see on ikkagi see, et ma ei ole see, kellega keegi tuleb mingit jama nagu, et alati otsitakse endast nõrgemaid ja väiksemaid ja nagu lihtsamaid on ju, et see on ka selline, ma käin oma kurja Ida-Euroopa näoga ringi ja selline, jah, Northbridge on, aga jälle millega me võrdleme, kui ma ei tea, esimest korda kuradi Austinis või LA's käisin, siis oli see, et võt, need on hirmsad kohad nagu, et siin on ju, mis need siis, need 4 kodutut ja sa saad aru, et nendest 3 on valinud olla seal, vaata et selline aga jah, eks ta ikka aga need ise ka minu arust eskaleerivad, sest see ikkagi, kuidas siin võimuorganid nende pärismaalastega ümber ärme palun sellesse poliitikasse lähme, aga lihtsalt, et me kõik saame aru, see ei ole ühepoolne asi, see on nagu
väga-väga kahepoolne ja see on üks asi, mis mind Austraalias kõige rohkem tegelikult nagu, ma olin mingi veits aega nagu Broomis ja siis seal on nagu täitsa perses nagu, et kuidas te sorry, lihtsalt, et see, sinna me võime nagu tundjadeks, ma arvan. Just. Aga ühesõnaga jah, et mina Pertis kuskil, ma tunnen ennast hästi nagu koduselt ja minu arust siin on ikkagi nagu turvaline või hästi selline, et ma ei pea kuskil nagu hullult mingi muretsema või selja taha vaatama või mingi põgenema kellegi eest. Seda küll, jah. Kuidas sul üldse siin need sinu väiksed tükid, mis on nüüd nagu nüüd siin iga õhtu ja täna õhtul ma viin ka sind otse sisuliselt teedki ainult crowdworki, ma saan aru, on ju? Ei või? Sa teed, sorry. Ma arvasin, me lõikame selle. Sa teed nagu... Ma vihkan mul on 0 austust crowdworki vastu. Ei, aga ma kuulasin, sa ütlesid, et sinu järgmine show, mis sa teed, tuleb enam-vähem crowdworkiga ka. Millest sa räägid? Ma tegin, ei ole või? Vale või? Kus sa siukse info oled saanud? Ma kuulasin, ma tegin sulle... Mul on 0 austust crowdworki vastu. Päriselt see on nagu muusikaline komöödia. Hack shit. Need on tüübid, kes ei oska nalju kirjutada. Shout out Kyle Legacy, kuradi kusik, kirjuta üks fucking nali. See on odav ja igav kark, mille otsas koomikud hängivad, kui nad teevad tänavanalju, aga nad jätavad nagu mulje, et nad tulid selle peale koha peal ja siis oh my god, Austraalia publik armastab aga sellepärast kohalik komöödiaskenega nii sitt on, et vahepeal artistina sa ei tohi alla anda sellele, mis on lihtne ja mis publikule meeldib, vaid vahepeal sinu asi on publikut natukene nagu õpetada ka. Et mõtle, kui kõik inimesed, kes teevad huvitavat muusikat, oleks lihtsalt pilli nurka viskanud ja hakkanud mingid kuradi 4 akordi poppi taguma lihtsalt sellepärast, et see inimestele meeldib. Et see on see, mida ma crowdworkist arvan, mis iganes ma kuskil öelnud olen. Okei. Aga kas sa tunned nagu, et Aussi publikut on lihtsam naerma saada kui eestlasi või? Jah ja ei. Igal pool UK-s, USA-s, Austraalias, igal pool meie jaoks on natukene tunne, et nad forsseerivad naeru. Et tegelikult ei olnud nii naljakas. Tegelikult ju ei olnud nii naljakas, aga nad suruvad ennast rohkem naerma, et nad saavad ka oma rollist õhtul nagu selles mõttes aru. Nad tahavad, et kõigil oleks... Et seda on mul juhtunud mitu korda. See oli eelmine aasta üks Port City comedy show, kus nad panid mind ka plakati, ma panin story'sse ja see on selline show, kuhu ei tule palju inimesi. Seal on alati 10, 12, 14, aga on väike ruum, mis mõnus harjutada. Järgi on sinna, kuuled rahva 30 inimest, päkt, ülikõva. Järjest kõik surevad. Siis pausi ajal seisin taga, siis ma saan aru, et siin on lihtsalt enamus on eestlased. Tuli tavaline nende 10 ja 20 eestlast. Ja kõik koomikud muudkui surevad ja umbes taovad täiega seda, et miks te mulle ei anna midagi. Ja pärast pausi inimesed tulevad, et see meeldis, aga et miks nad kõik nii hullult nagu jonnivad, et meile ju meeldib. Ja siis ma sain aru, et see on see nagu see sensibility vahe, et siin jah, nad nagu mõlemalt poolt nagu või see, et sa saad ju aru, kus koomik tahab, et sa naeraks, on ju. Ja siin nad pigem, kui on hea õhtu, kui ta on klaabi tulnud, eriti kui see on hea show, ma ei räägi mingist festivali tasutusshow'st, vaid päris klaabi piletid on nii kallid, sul on pere peale, kui sa lähed välja, sul on see koos jookidega $100 õhtu, sa tahad ju, et sul ka tore oleks ja nad teevad oma osa selleks, et neil oleks nagu tore. Aga Eesti ikkagi meil on see, et ma naeran siis, kui sa ei jäta mulle muud valikut. Ja nüüd, kumb mulle rohkem meeldib, ma ei oska sulle öelda, et kindlasti Eesti, kui sa saad Eesti publikust nagu nii-öelda aplausipausi kätte, see on nii palju rohkem väärt kui nagu siin, et siin on see niimoodi, et kui mul on mõned bitid siin, mis saavad iga õhtu lihtsalt sellepärast, et see on see, kuidas nemad komöödiat tarbivad, et see on niimoodi kirjutatud bit, mis kerib energiat ja siis seal on see suur nii-öelda reliis, ma vihkan seda kuradi segakeelt, sorry, aga ma olen nii palju siin olnud, et mul on mõtlemine ümber vahetanud, siis ma pean tõlkima eesti keeldesse nii tüütu. Ja siis on see suur nii-öelda vabastuse või vabaks saamise hetk
ja siin on vaikiv kokkulepe, et see on koht, kus me plaksutame. Sest see on lihtsalt, sina tegid koomikuna oma töö ära, sa andsid meile selle, me nüüd anname sulle aplausiga vastu, et minna nagu järgmise juurde. Aga Eestis jälle see peab olema kõige naljakam asi, mis ta kunagi kuulnud on, või ma nagu niimoodi üllatan teda selle lõpuga, et temast see nagu kätte saada. Ehk siis minu arust Eesti oma on nagu ausam, aga samas ilmselgelt siin nagu klubides tekib rohkem nagu rockstari tunne, vaata, et kui ma niimoodi, et selline jah, et ta on nagu üks ja teine, sellepärast ongi lahe reisida ja näha nagu kogu maailma erinevaid, et see, et lõpuks inimene on inimene, on hästi palju universaalseid asju, aga kui sa õpid niimoodi tundma neid nagu skenesid ja publikuid, siis see lõpuks teeb su elu lihtsalt nagu lihtsamaks. A little commercial break from this amazing podcast. I just wanted to shout out Placenta Active products for you guys because I've been using them for the past few weeks and it's been absolutely amazing. I'm already seeing the changes that my hair goes through. So I've been using their shampoo, conditioner and also their hair serum oils. It's absolutely amazing. I started using them because my hair used to be very long. It was really healthy and very thick and nice. But I just lost all of that when I moved to Australia because of working in the farming industry and also in FIFO. My hair is always exposed to very dusty environments and also the water here is a lot harsher. Because I keep bleaching my hair as well, it's done its damage. But these products have really helped me to start my hair growth journey and really get my hair back to its healthy state. They use all of these amazing ingredients like placenta extract, keratin, liquid silk, glycerin to really nourish and strengthen your hair. I'm very excited to share with you my journey on how my hair will start growing back to life. And if you want to try out these products as well, please use a discount code which is the same as my Instagram username, so Birgit HVA. So it's like my name, Birgit Hyvä, but just skip the U in the middle. So let me know how you go if you do try out these products and let's grow our hair long together. Ja me oleme tagasi. Pausilt. Kuule, ma enne tegelikult ma vaatasin eile vaatasime terve majarahvaga diivani taga, kui ma vaatasin igast neid asju, mis sa teinud, ma vaatasin, et kas oli 4 aastat tagasi? Jah, oli viimane episood Sanderi söögisaatest. Nüüd sul oli Ormoja oli mainitud su viimases selles shows ka, kas teed comebacki Ormojaga ka või? On üldse söögisaade tagasi tulemas või? Sest tegelikult see on tegelikult täiesti haige nagu ongi, kuidas sa oled enda tegelikult selle brändi ju nii suureks teinud, et ma vaatasin, sul oli mingi 40 000 vaatamist vist mingil videol, kus sa õpetasid, kuidas kodust nagu pizzat teha. Sest ma olin ma siin kurat näen nii palju vaeva vaata. Ja siis sul oli descriptionis ka mingi üks lause või podcastides mingi üks lause vaata, et tegelikult nagu et see on täiesti uskumatu. Sest vaata, päris asjade tegemine resoneerub inimestega alati paremini kui sisu tootmine sisu pärast. Ja mind ei huvita, kas keegi vaatab mingeid asju või mitte, ma teen neid enda pärast. Aga see söögisaate fenomen oli päris huvitav aga see on ka nagu loogiline, sest me tegime paar asja nagu, lõpuks see oli lihtsalt on ju sellepärast, et mitte lockdownis peast lolliks minna ja lihtsalt mingi lõbus asi, mida elukaaslasega koos teha. Aga see, vaata kokasaated, seal on 2 asja, nad ei taha tegelikult midagi õpetada, kõik kokasaated tüübid tahavad lihtsalt fleksida sellega, kui kõvad vennad nemad on. Mis on nagu see, nagu mul oli kunagi sõiduõpetaja, kes karjus mu peale, et ja sellepärast mul ongi load ja sul ei ole. Ja mul on see, et Andrei, see on konkreetselt meie lepinguline suhe, sellepärast ma siin autos istun praegu nagu. See ei ole see koht, kus sa kõvatad mulle, et sa oleks selle pöörde paremini, türa ütle, mis ma valesti tegin, vabandust, kole sõna. Aga et see on sama, pluss teine asi on vaata see, et kokasaated kõik on sellest ja siis me teeme homari, saba, mitu korda aastas seda tegelikult teed. Aga nagu räägime sellest, kuidas teha praekartulit õigesti, kuidas teha
et mida ma olen kõige rohkem saanud, ongi see, et inimesed kirjutasid mulle ja ma olen, no nüüd ikkagi ma võin öelda 100 inimesi on tulnud minu juurde, ütlesid, kuule, thanks, ma oskan nüüd riisi keeta. Ma ei ole mitte kunagi elus osanud riisi keeta ja ma olen söönud seda kuradi keedukoti seda, aga nüüd ma oskan kodus ilma vaevata teha seda no nagu siin vaata absoluutselt igasse hiinakasse, kui mingis kohta sa lähed, ma lihtsalt teil on suure kausi lihtsalt seda head riisikeet ja valget riisi, sest see on lihtsalt nii fucking hea. Ja teine on mingi siuke tatra keetmine ja mingid siuksed üli lihtsad asjad, aga see on see, kust nagu söögi tegemine ju hakkab. Kui sa kõiki neid asju oskad teha, siis sa oskad neid, et see ma olen saanud palju rohkem positiivset tagasisidet selle söögisaate kohta kui nagu stand-upi kohta. Ja palju rohkem ja see on kõige rohkem küsimus, mida ma saan, on see, et kuna see tagasi tuleb. Aga kahjuks ma ei saa mitte kunagi öelda, sest mul ikka on siin vahepeal mingid pakkumisi ja üks ja teine mingisugune meediamaja ja ma tegelikult ma olen alati tahtnud teha mingit sellist reisisöögi saadet, aga mulle meeldib stand-up liiga hullult ja see võtab liiga palju, et ma unistan ajast, kui mul kaob see mingi rets lõke nagu see stand-upi asi, ma tahan nii palju asju teha, aga ma ei suuda ühtegi kõrvalprojekti võtta, sellepärast, et ükskõik mida muud ma teen, mul on see, et oota, aga ma oleksin võinud täna stand-upis paremaks saada, aga ma ei saanud. Need tüübid, kellega ma võistlen, nemad kõik täna harjutasid ja said paremaks. Et see on jälle siuke asi, millega ja mis on Eestis nii tavaline, et ma võiksin praegu lõpetada stand-upi grindimise, teha ainult kõrvalprojekte, ainult kõike muud, ainult lihtsalt raha teha, ükskõik mis pasaga printida on ju, ja samamoodi teha oma tuuri, sest ega ilma stand-upi harjutamata ma paneksime 5-10 aastat sõidaksin rahulikult niimoodi, et see on tore, aga see ei ole õige. Ja mina ise tean, et ma ei saaks magada vaata öösiti, aga et see on Eestis nii tavaline vaata, et sa hakkad mingisuguseks, saad ühe lauluga kuulsaks, on ju, ja siis oled selle saatejuht, aga mina nagu ei usu sellesse ja mina usun lõpuni sellesse ja see on see, mida ma ütlen kõikidele uutele koomikutele, kõikidele asjadele, et ükskõik, mida sulle pakutakse, ära unusta seda põhiasja ära ja mida paremaks sa saad stand-upis, seda paremaks sa saad nendes kõikides teistes asjades nii. Aga jah, et see söögisaade on siuke, ma nagu tahaks, aga ma ei viitsi, pluss selle tegemine ja lõikamine oli väga suur jama, aga ma kindlasti ei viitsiks kellegagi nagu koos teha. Et tegelikult me oleme isegi teinud piloodi, ma ei tea, kas sa leidsid üles selle Las ma näitan sulle, mis pidis olema saade sellest, kuidas ma õpetan Miikaeli süüa tegema. Ja see on üks populaarsemaid asju, mis ma olen üldse kunagi nagu üles pannud. See on nagu, oh my god, see kogus kirju, mis ma olen saanud, et palun tehke veel. Aga see hulk aega, mis läheb, et teha see üks mingisugune pooletunnine asi, ma veedaksin selle parem kuskil nagu jah, stand-upi grindides. Ehk siis ei oska öelda, kas ja kuna loodame, et ei tule uut lockdowni, ütleme niimoodi. Kas sa tunned ka, et nagu stand-upiga on mingisugune nagu kas sa oled ise mõtlenud, kas sellega on üldse mingisugune vanuseline piir nagu ala olümpias, et nüüd on noorus läbi ja vastupidi. Meie alal ma olen väga noor ja 15 aastat vaikselt hakkab välja tulema, et see on see teine asi, millest inimesed ei saa aru ja miks see Eestist, meil on nii palju neid ja see on see, miks me oleme nii paljud inimestega mitte nagu tülli läinud, aga et kes tahavad tulla, eriti mingisugused, kellel on juba natukene mingisugust tuntust, miks nad ei saa meie organisatsiooni mitte kunagi tulla ja miks ma tean ju, kui palju räägitakse sellest, et minuga on hästi raske nagu koos töötada, ongi see, et isegi kui sa oled natukene nagu meelelahutav või hea jutuga, on ju, mis ei tähenda mitte midagi ja see ei ole see, et sa teed paar open mic ja siis hakkad mingisugust käkki müüma, mitte kunagi seda ei juhtu. Et näiteks läbi meie kompanii tundi teha, no ma ei kujuta ette, ma arvan 5-7 aastat enne me ei hakka sellest üldse rääkimagi sisuliselt. Või siis sa pead tõesti nagu fenomenaalselt nagu hea olema. Et kindlasti mitte ma alles
mul ei ole mingit kuradi elukogemustki, praegu vaikselt nüüd reisid maailma ja värki, kui palju huvitavaid uusi mõtteid ja perspektiive ja asju, et see on see lahe asi stand-upi juures, mis on näiteks spordis suur jama, et sul on kiire see asi ära saavutada, mitte kuskil ei ole kiiret ja kui ma vaatan, keda mina stand-upis päriselt vaatan, kes mulle päriselt meeldivad, on 5-60-ndates tüübid, kes on teinud 30-40 aastat. Et see on see ühelt poolt nagu positiivne asi, aga teiselt poolt see nagu paratamatus, et samamoodi Eestis on see, et me ju näeme, kuidas noored alt veits on nagu see, et et üritavad nagu, et üliraske on järgi, et spordis on see jälle see paratamatu, et üks hetk sa jõuad vanadele järgi, ükskõik kui hea, et LeBron Jamesi näitel on ju maailma kõige parem, siukest ei ole, aga nüüd 43, vanus üks hetk tuleb vastu ja see asi, aga stand-upis, kui sa püsid grandi peal, see suund püsib selles ja altpoolt sul ei ole seda, et üks hetk sina nagu maha võtad, küll ma nagu saan ja ma näen, kuidas noored on nagu frustreerunud sellega, et näiteks sama ma ei ole ju ainukene Eestist, kes me käimegi ikkagi kogu aeg Eestist nagu väljas, täiega nagu harjutamas, et seda raha, mis me suudame seal teenida, selle asemel seda lihtsalt kulutada, ma investeerin nii palju tagasi sellesse, nagu sest kõik see, mis ma mööda maailma, ma ei teeni kuskil mitte midagi, ma põletan rämedalt raha. Nende saussi käimist. Aga muidugi, aga see ongi see investeerimine minusse endasse, et ma tean täpselt, kui palju mul eelmine aasta, kui palju ma kulutasin selle peale, et välismaal harjutada, aga samas, kui ma nüüd vaatan, kui palju mu 11 tund oli varem kui 10, see arenguhüpe, mis ma tegin eelmise aastaga, mul on see, et see on seda absoluutselt seda raha väärt ja see on see, millega me teeme nagu elu nagu raskeks noortel, et kui me kõik võtaks selle seisukoha, et me oleme ju kuulsad, me ju oskame, nüüd jäämegi siia, enam open mic ei teed, kui ma mingit teleasju ainult üritad müüa, noored püüaks kinni ja läheks mööda, aga sama, et mõni vaatab kuradi frustratsiooniga, ma ei tea, Miikali, et kuidas küll, nii hullult kui ma harjutan, ikka see tase on sama suur, aga Miikal ei ole, ma ei tea, 8 aastat mitte ühtegi open mic'i vahele jätnud, kui Eestis on võimalus spotti teha, ta on seal ja teeb seda spotti. Absoluutselt iga õhtu, iga ilma, iga tervise, iga asjaga ja nüüd sa oled keegi, kes tuleb peale, teed poole kohaga töö kõrvalt, sa ei saagi teda, et see on see hea ja halb asi nagu stand-upis, et ühelt poolt ei ole põhjust lõpetada nagu päriselt harjutamist ja päriselt paremaks saamist, aga teiselt poolt alt üles on see, et USA just nägin Ron White, ta on kuradi 70 midagi aastat vana, mingi 50 aastat teinud, teeb setti ja siis istub märkmikuga taga ja täiega arutab kõigiga, et kurat, seda oleks võinud teistpidi tegema. Ja kui sul on siuksed vennad ees, siis et see on minu jaoks on see väga nagu motiveeriv, aga ma tean siin paljude jaoks ka väga frustreeriv, eriti just selle Eesti meelelahutusmudeliga. Ma olen nüüd ju laulja, hakkame nüüd mulle seda laulmise raha, andke mulle selle saate juhtimine, andke mulle sealt, ja siis 3 aastaga on see karjäär läbi ja lattu tööle tagasi. Aga mulle selline mudel ei meeldi ja me julgustame kõiki, kes nagu meiega tulevad ka, et kui sa tahad, siis proovi nagu päriselt, aga ma esimesed 8-9 aastat maksin peale. Kindlasti maksin peale, siis ma jõudsin punkti, kus ma saan peaaegu elukutseliselt, aga ikkagi elukutseliseks minemisega esimese 2 aastaga ma tekitasin endale mingisugune, ma arvan, paarkümmend tuhat nagu võlgu lihtsalt sellega, et veel ei tulnud, aga ma ei lähe tööle tagasi ka, ma võtsin selle nii-öelda riski. Kus see drive tuli? Kas sa alati nagu noorest peale juba teadsid, et nagu this has to, et see peab toimima? Vaesus on väga traumeeriv asi ja väga motiveeriv asi ja see on asi, kuhu inimesed ei taha kunagi tagasi minna ja mind on terve elu häirinud see. Mu ema on mega tubli ja ma ei ole mitte kunagi mitte millestki pidanud nagu puudust tundma, aga lihtsalt see, et kogu aeg kõik asjad käivad nagu ümber raha ja et inimesed peavad oma otsuseid tegema ja ma ei viitsi niimoodi elu vaadata ja
aga no sisuliselt, mis ta ikka, noh, kui hakatakse mulle ei meeldi isiksuste diagnoosimine, aga kuna inimesi igast spektrumite peale pannakse, siis kindlasti autismi oma peal ma oleksin väga lähedal sellele, et on, mitte et ei ole. Ja see on lihtsalt minu isiksus, ma lihtsalt ükskõik mida ma teen kas nagu all gas, no breaks, noh, kas täiega või üldse mitte. Et ma pool kõvatamist ma ei salli nagu üheski asjas. See on nii inspireeriv tegelikult, ma olen ise nii enda nagu tegemistes kui ka ümberringi tegelikult ju näed. Oh my god. Seda on kogu aja näha olnud või? Ei ole. Võid pärast panema mul nagu keha ära pikseldama. On palav, on ju? Ja mul on tegelikult nagu... See on fine. Ma olen lihtsalt tünn ja joon liiga palju. Ma tegelikult tahtsin öelda, et see on räigelt inspireeriv, sest ma näen seda nii palju tegelikult ümberringi, kui kiirelt antakse alla vaata, et nagu ma mõtlen nagu kui uhke 15 aastat tagasi Sander oleks saanud olla, kui sa oleksid teadnud nagu, et sa siiamaani lihtsalt täiega, sa oled nagu nii sees selles ikka veel, et nagu sul ei olegi üldse seda tunnet, et sa veel nagu üldse hakkaksid kuhugi nagu, sest ma tunnen nagu ümberringi ka vaata, et hästi palju räägitakse, et bassiinu sisse tulek ja saaks võimalikult vara bensile ära ja savise mingi kõik muu, et nagu lihtsalt ainult tuimalt pappi ja bensile 30ndates ja kõik vaata. Aga nagu see, just kuulasin nagu Kevin Harti podcasti ka, ja ta ütles ka nagu, et samamoodi, et esimesed 8 aastat nagu isegi natukenegi ei näinud, et ta üldse hakkab kuhugi jõudma vaata. Et see on mega äge nagu kas sa nagu ise oskaksid või on sul juba nii hea pilk, et kui sa näed mingi uusi algajaid, kes tahavad stand-upis läbi lüüa, kas sul on üldse nagu, et sa oskad kohe ära näha, et sul on see pole olemas, sa võid näha jah kedagi, et sealt nagu tuleb, on ju, aga see on klassikaline nagu igal pool mujal, on ju. Talendiga jõuad nii kaugele, retsitööga jõuad nii kaugele ja et jõuda siia peavad mõlemad olema, on ju. Ja näiteks seda ikka näed, et siit võib nagu tulla, aga meil on Eestis väga mitu näidet, kes on loomulikult üli edukad või andekad, aga nad üritavad ainult selle pealt sõita ja sinna ta välja susiseb ja samamoodi meil on nüüd esimene olemas teistmoodi shout out Delfi andmetel ametlikult homo Aleksander Eeri Laupmaa, kes ma ütlen on praegu no kindlasti kõige naljakam up and coming, aga teeb ikkagi nagu seal vanadele tüüpidele ka juba täitsa nagu õhtuti nagu liiga. 3 aastat tagasi vaatasin ta laval, ütlesin, et siit ei tule mitte kunagi kõige vähem naljakas inimene, keda ma näinud olen. Aga ma olen talle ka seda öelnud, et ma ei nagu ülikõva, et see on näide ja ma lihtsalt ei saanud aru. Tema huumorisoon oli liiga keeruline minu jaoks. Ma mõtlesin, et ta ei, aga näed, harjutas ja grindis ja praegu on niimoodi, et tüüp tegi mul see aasta sooja niimoodi, et ma panin nagu vanema olija õhtujuhiks. Ma panin siis noorema või nagu uuema olija esimest poolt nagu lõpetama ja no niimoodi kandis ära mega hea. Et pigem on jah, et sa seda näed, et tuleb, aga neid on nii palju, kes on nagu kantud maha sellena, et see ei ole üldse, siin ei ole mitte midagi ja siis sa näed neid aastaid hiljem ja pigem väga paljudel, väga edukatel on see, et keegi on kunagi neile öelnud, et siit ei tule üldse mitte midagi. See pigem lihtsalt tähendab, et sul on unikaalne perspektiiv ja sa vaatad seda asja mingist nurgast, kus teda varem ei ole vaadatud. Enne ma tahaks veits... Aga et Eeri mulle nagu inimesena ei meeldi, ma selle ütlen ka ära. Komöödia on hea inimesena. Miks, mis sind häirib? Ütle välja. Ma lihtsalt tahtnud, et ta mingi liiga positiivselt arvaks endale. Ei, I love that guy so much. Meil oli väga fun koos tuuridega. Ja lihtsalt lahe, hea meel on, kui kellegi hakkab nagu tulema. See tähendab, et see on jälle, skene on tervislikum, see on jälle parem, sest Eestis on sama asi. Kui kaua ma saan sul neid samad 7 tüüpi müüa, ilmselgelt on uut verd vaja, ilmselgelt on uusi pealetulejaid vaja, muidu see asi saab meil otsa ja samamoodi ma surun kõiki meie omasid, et palun käige Eestist väljas, palun harjutame ja areneme, sest kui me kõik ainult Eestis tiksume samamoodi, et mitut suvetuuri sa tuled neid samu vendi sisuliselt sama asja tegemas vaatama, et sa peab
see peab muutuma ja nagu arenema ja sellepärast on alati lahe, kui tuleb uusi peale, kes toovad mingisuguseid kas teisi stiile või teisi mõtteid või lähenemisi või mis iganes. Kui ma just mõtlen, et sa ütlesid, et nüüd, et sul ongi raske nagu puhata ja nüüd sa lähed nagu Sydneysse, võtad aja maha, aga tegelikult sisuliselt ma eeldan, sa ju kogu aeg kirjutad nagu uusi. No seda niikuinii, no üks asi on kirjutamine, see on pigem lihtsalt see, et sa käid nagu kogu aeg nagu nii-öelda, mõttes diktofon käib, et kui keegi või kui mina ise või kui iganes on midagi, mis on nii uskumatult naljakas, siis ma panen ta kirja, aga ega ma väga palju kodus selles mõttes ei kirjuta, et mulle meeldib kirjutada nagu open mic'idel, mul on mingisugune premiss, ehk siis mingisugune naljahalge ja siis ma hakkan sellega lava peal nagu maatlema, sest ma ei ole kodus magamistoas turvalises olukorras, ma ei ole üldse naljakas, keegi meist ei ole, sul on hea olla, huvitavad mõtted tulevad siis, kui ma olen laval, mul on paanika, adrekas, kõik need 1000 asja ja siis tulevad pähe mõtted, mille peale ma ei oleks võib-olla mitte kunagi tulnud, vaata. Et selles mõttes pigem kodus kirjutamine ongi see, et sul on nüüd hunnik mingisuguseid asju, nüüd need kas mingiks pikemaks asjaks kokku panna, või mõni asi on lihtsalt selline, et okei, ma nüüd, näiteks mul tuli just üks mingisugune, see on üks mingi vana premiss, aga sellest, et kuidas, et patriotism on üliveider, vaata, et ameeriklased on näiteks päriselt nagu patriootlikud, aga kui see eestlased ütleb Eesti kohta midagi head, siis ta on nagu nõus ja siis ta lisab grammikese soola. Ja sellised, okei, see on jumala äge premiss, aga nüüd neid näiteid ma kirjutasin kodus, ma ei tea, 15-20 eri näidet, et mis sa ütled ja mis ta on ju vastab, kuni ma jõudsin selleni, mis minu jaoks sellele nii-öelda premissile nagu päriselt au tegi. Et see on ka jälle on sellist, on nagu loov kirjutamine ja siis on nagu tehniline kirjutamine, et nendel peab ka nagu vahet tegema, aga pigem ongi jälle oluline lihtsalt teada, kuidas sinu jaoks nagu loomine töötab. Et inimesed, kelle käest mina alguses sain nõu, kes väitsid mulle, et nad teavad stand-upist midagi, aga tegelikult lihtsalt ajasid sitta. Ma sain nii halba nõu ja ma surusin ennast ka sellele, et ma pean kodus kirjutama, ma pean tulema esitama mingit valmis teksti. Siis käisin Gabriel Iglesiast vaatamas, kellel olid enda kohta nagu sellised huvitavad faktid seina peal enne show algust. Ja sealt lugesin, et Fluffy kunagi ei kirjuta kodus, vaid ta tuleb mõtted ja siis ta läheb neid laval. Ja siis mul on see, et kurat, aga ma tahan ka seda teha, aga mul on nagu öeldud siin mitu aastat, et nii ei tohi. Ja siis ma pärast nagu rääkisin, aga mul õnnestus nagu saada temaga mingi 15 minutit. Põhimõtteliselt lihtsalt kui ta oleks sellest backist nagu autosse kõndis, siis saime läbi pimeda maja kõndida ja vaikselt juttu ajada ja siuke pilti teha. Ja siis ma natuke küsisin ka selle asja kohta, siis ütles ka, et ei, et see on nii tavaline, vaata, et inimesed üritavad nagu, et samamoodi mina alguses, kui keegi tuli küsis, siis ma andsin nõu. Nüüd kuigi tuleb küsima, ma ei taha, et ma annan sulle nii mitmeks aastaks mingisuguse paha harjumuse külge ja ma ei taha teha seda, mis tähendab, et ongi mingisugused, et tavaliselt keegi open mic'ile tuleb, küsib, et mis ma teen teistmoodi, ainuke, mis me ütleme, on see, et tõsta mic stand enda eest ära. Kõik teevad vaat seda, et nad võtavad mikri standist välja, võtavad standi keset lava ja siis tõsta see eest ära. See häirib. See on ainuke nõu, mis ma sulle olen nõus andma, sest see ei tee sulle liiga. Aga kõik ülejäänud, ma tean, kuidas mina kirjutan, ma tean, kuidas mina olen naljakas. Ma võin selle nalja sul lõpuni kirjutada, aga edu see sulle tegelikult ei too. Et samamoodi on hästi palju, kes käivad mingi stand-upi kursust, kõik skämm, seda ei saa õpetada, seda asja saab ainult ühtemoodi ja see on harjutades ja grindides ja mitte kunagi, mitte kuidagi teistmoodi seda asja ei saa. Kõik, kes annavad neid kursuseid, on inimesed, kelle karjäär on langusteel ja neil on raha vaja. Reaalselt 100%. Mitte ühtegi edukat või hea karjääriga inimest ei ole, kes õpetaks mingisugust stand-upi kursust. Nad võid ise niimoodi arvata, aga nad ei saa veel ise lihtsalt aru, et neil on pahasti. Kui noorelt sa üldse hakkasid kirjutama? On sul kuskil mingi ära raamitud? Ma hakkasin sahtlisse kirjutama. Mõtlen, mis aastal ma 2008, 2009,
midagi siukest ja 2001, 2-3 aastat kirjutasin sahtlisse, ütleme, enne kui ma nagu julgesin proovida. Ja tegelikult enne, kui me siia sõitsime autoga, siis me rääkisimegi sellest ka, et teil nüüd saab päris mitmetel 15 aastat juubelit täis on ja et kuidas teil üldse kõige esmaselt, esialgselt siis Comedy Estonia, kas te nagu kõik juba nagu veits teadsite 11 astusitegi kõik sinna nagu liitu enne või täiesti eraldi? No mina üldse alustasin täiesti üksi, on ju. Mu esimese show ma tegin nagu ise. Ja siis veits aega hiljem paralleelselt Comedy Estonia algatajad hakkasid tegema open mic'e. Ma läksin sinna nagu kohale ja üsna ruttu sai sellest siis nii see, et nii-öelda mina siis üritasin vedada seal seda nagu eestikeelset poolt ja siis kui siis kõik ju tegelikult alustasid inglise keeles, kõik teised, vaata, ma olin põhimõtteliselt ainus, kes tegi eesti keelt, kuni siis mu esimene tund müüma hakkas ja siis sest kõik arvasid, et see jääbki inglise keelseks ja et see jääbki mingisuguseks selliseks natukene harjutame, et meil on 6 paar open mic ja võib-olla üks mingisugune siuke piletiga show ja hästi armas ja nagu teeme, aga mina nägin nagu natuke mingit suuremat nägemust, arvestades eestlaste nagu teatri armastust ja meie iseloomelise kultuuri puudust, et siin on stand-upile väga-väga mingisugune hea koht nagu olemas. Aga ei, põhimõtteliselt lihtsalt kuna Comedy Estonia oli ainus, kes maike korraldas, siis kõik sinna jõudsid ja kuna me organisatsioonina me kulutasime väga palju raha, et pakkuda seda taustsüsteemi, et open mikerid saaksid küsida mingit managerilt nõu, mingisugused, et inimesed said ikkagi korraldada oma tuure niimoodi, et seal müüdi mõnisada piletit, siis tehti 70-30 jaotus, nii et said veel mingisugust nagu raha, nii et sealt kompanii võttis võib-olla paarsada eurot, kuigi tegelikult siin oli keegi produtsent või keegi agent või keegi mänekas oli tunde ja nädalaid sellega tegelenud ja lihtsalt tüübid ülevalt poolt, kes müüsid rohkem, pluss siis vennad, kes seal tegid eraüritusi ja asju, õhtujuhtimisi on ju, et kõik siis nagu jätsid mingisugust raha nagu kompaniisse, et me saaksime aga sellega on alati, ma ütlesin algusest peale, et ma 10 aastat tegelen nagu skene kasvatamisega ja siis hakkan isekaks. Ja täpselt see oli see, mis me nagu huumoriklubiga tegime, et me oleme piisavalt palju teinud ja pannud sellesse, et meil oleks skene ja siis me sisuliselt tõmbasime redeli üles. Et nüüd ma ei põe olla 8 kuud ära Eestist. Ma tean, et kui ma lähen tagasi, stand-up on ikka seal, open mic'id on ikka seal, ma saan ikka oma tuuri teha. 10 aastat tagasi oli see, et kurat küll, kui ma praegu siit, kui meie nüüd selle pumpamise ja toetamise ära jätame, siis see kaob ära samamoodi nagu ikka asjad Eestis tulevad. Mu lemmik näide on hip-hop tants. Kui see kunagi tuli ja siis see oli korraks, see oli kuskil minu mingisugune põhikooli lõppgümnaasiumi aeg on ju, kus kõik oli nagu reaalselt kõik käisid, see oli kõige ägedam asi, igast telesaates oli see mingisugune ja igale poole prooviti seda integreerida ja siis aastaga, ja siis kadus ta ära ja jäid ainult asjaarmastajad ja ta on ikka alles ja meil on ikka tüübid, kes on teinud seda 15-20 aastat, aga nad käivad tööl ja see on nende nagu hobi. Aga see oli algusest peale minu nagu eesmärk, et see ei saa nagu selleks, vaid me tekitame sellest, me paneme ta Eesti kultuuris sinna kohta, kus peab olema, kus sa vaatad Austraalia, et kus kohas on stand-up, mis mingisuguseid ameteid peavad koomikud, lihtsalt missugune normaalne osa kultuuritarbimisest nagu on. Ja aga me mingit tundsime, et me jõudsime selleni ja et me enam ei pea nii-öelda enda raha kulutama selle peale, et see asi nagu toimiks. Kas siinsed need kohalikud komediklubi omanikud küsivad juba teilt nagu nõu, et kuidas te selle nii kuulsaks saite, sest et Aussis see ei olegi nagu sa ütlesid, et see on nii kallis, et kui me oleme ka käinud siis ja siin on nagu see, et sul on see red flag või see green flag on ja kohe, kui sulle nali ei meeldi, sa tõmbad oma punase lipu üles ja põhimõtteliselt kui pool saali on punaseid lippe täis, siis läbi kõik vaata. Ja see on ainult Kong show selles mõttes, see ei ole normaalne nagu formaat. Aga see on ka nagu, et
noh, kuskil $150 vähemalt tegelikult vaata ja see ei ole isegi nagu proper nagu ettevalmistatud show tihti vaata, et kas teie oletegi nagu sa ütlesid selle maastiku tegelikult nii kõrgele tasemele Eestis toonud, jah, aga vaata, me saime alustada nullist, mida neil siin ei ole, et me saime alustada nullist ja juhuslikult kõik esimesed tüübid on selle koha pealt hästi mõistlikud ja me jagame nagu sama filosoofiat oma huumoriklubi tüüpidega, et ega kui meist keegi oleks hakanud varem hullult mingit proovima raha välja pumpama, ega praegu samamoodi ma olen mingitele tüüpidele öelnud, et kuulge, et te ei saa nüüd nii tuimalt ka nagu asju, et noh, et ei ole minu asi nagu keelata, aga te saate aru, kus te ei tee, on ju, tee neid skenele, vaid te lihtsalt üritate sellest väga heast asjast midagi nagu välja pumbata selle eeldusega, et küll teised teevad, et see asi nagu terve püsiks, on ju, aga niimoodi ei saa. Et sa ei saa metsas käia sitta loopimas, sest küll nad ju koristuspäeval, noh, et see on üldine filosoofia oma elus, vaata, et ära tee asju sitemaks. Et sa ei saa alati asju paremaks teha, aga ära lihtsalt sitemaks tee. Ja kui me kõik niimoodi vaataksime, siis oleks enamus meie probleeme tegelikult nagu läinud, on ju. Aga jah, et see on see samamoodi, nagu inimesed vaatavad, mis minu mingisugused keskkonnaharjumused, mina üksinda ei muuda midagi, on ju, ma ei saa midagi paremaks teha. Jah, võib olla, aga teistpidi iga individuaalselt tehtud sittotsus teeb kollektiivselt asja sitemaks. Me ei saa sinna nagu midagi nagu parata. Aga siin jah, nendele nad on siin, nad on nii nagu enesekindlad, nad on nii, pigem ma nagu ei viitsi üleüldse siin nagu rääkida sellest, mis me, noh, mul nagu sõbrad ja mingid tüübid nagu teavad, aga mul enamustele sobib, et arvake, et ma olen mingisugune jobi Ida-Euroopast, mul on suva, ma lihtsalt sõidan teist üle ja nagu, et mind ei huvita, mis keegi minust nagu selles mõttes arvab, ma õnneks tean ise, kes ma olen või ei ole. Ja jah, et pigem on just see nagu, et nad siin, eriti siin need klubiomanikud arvavad, et nad on mingid hullud spetsialistid ja see on nagu ikka, see on komöödia hästi suur mure on nagu need gatekeeperid, kes on ise tegelikult ei ole stand-upiga seotudki, välja arvatud see, et nad runnivad seda klubi, on ju. Ja jah, et pigem mul ei ole vaja siin kellelegi nagu midagi tõestada, ma olen siin ainult nagu isikliku arengu pärast. Ma viin su siit ka sisuliselt otse lavale. Kas sul on endal üldse mingisugune, ma ei tea, mingi kindel rutiin, mida sa alati enne lavale minemist nagu teed, et sinna energiasse nagu saada või? Nutan ja jah, oleneb. On mingid asjad, aga see on pigem, kui ma nagu tundi teen, siis on nagu rohkem, mul on oma mingisugused laulud, mida ma viimase asjana kuulen, et midagi, mis nagu kurjaks ajaks, aga see on jälle selline, see on üks oluline oskus, et sa pead oskama selle nagu niimoodi sisse lülitada, et eriti siin nagu festil tehes juhtub nii palju seda, et ma jooksen järgmisesse venusse, ma jõuan sinna niimoodi, ma jõuan trepist ülesse, et õhtujuht täidab aega, näeb mind ja siis on see, all right, here comes your noh, et mul ei ole seal aega mingit protseduure teha ja see on üks väga-väga oluline asi ja oluline see, et muidugi on mingid mindsetid ja mingid asjad, aga kui sa sükust asja teed, siis paratamatult sinu päevane tuju või päevased juhtumised ei saa seda nagu mõjutada, vaata. Et sa pead nagu oskama enda tuju nii-öelda kas kontrollida või sellest üle olema või kuidas iganes me seda sõnastame. Ma just mõtlen, et mõtle, kui oleksid, et juba oled back'is, mitusada inimest on juba ootamas sind ja siis saad mingi, ma ei tea, kõne, mingi täiesti eestikeelne sõna, mingi täiesti elu muutab, ma ei tea, lähedane on mingi surnud või mis iganes, mingi täiesti crazy, et kas sa nagu tõmbaksid selle piiri, et kõik, et vahet ei ole? See on vastupidi. Kui sa niimoodi küsid, siis ma sanon, kõige paremad koomikud kahjuks või õnneks on oma vaimse seisundiga kuskil pre-suitsiidses olukorras. Et mida sitem uudis sealt tuleb, seda parem show sealt tuleb.
pigem on nagu see, et kui mul tuleks see, et ma ei tea, sa võitsid lotoga 8 miljonit, siis võib-olla ma ei ole kindel, kas ma suudaksin piisavalt vihane olla maailma peale kohe, et minna nagu ma arvan, et ma oleksin aga see muidu oleneb ka nagu stiilist, aga kuna minu kõik, mis ma räägin, ma nagu olen maailma peale pahane, siis ma pean ka päriselt nagu olema. Et see on pigem on jah nagu see, et vahepeal paned tähele, et oled liiga õnnelik või liiga rahul eluga, siis kaob mingi teatav edge ära nii öelda. Et pigem just siis niipidi, teistpidi kindlasti nagu mitte. Et jah, see on täpselt sama siin festivalil, sa näed tüüpe, nad on nii väsinud, nad on surnud mingisuguses retsis, pohmakas, mingi zombi ja läheb peale, silmad suureks, heavy crash, ja siis tuleb maha tagasi sellesse, et pigem see on hästi nagu tavaline. Enne, kui me lõpetame, mul on 2 küsimust sulle veel. Üks nendest, kui sa saaksid ühe Eesti seadus ära muuta või juurde tuua, mis see oleks? Ma arvan, et ka Austraalia näitel me näeme, et inimesed võiksid oma mõnuaineid saada reglementeeritult valitsuse käest ja lõpetame organiseeritud kuritegevuse süsteemse toetamise sellega, et me hoiame mingisugusest 100 aastat mitte teaduspõhisest seadusest kinni. Kes ei saanud aru, siis Austraalias on meditsiiniline kanep ja ühiskond töötab. Ei, see on lihtsalt asi, mis mind ajab nii närvi Eestis. Jälle, kui sa näed mingisugune kuradi tudeng pannakse 2 taime eest vangi, nagu mida see kuradi vana tädi, kes oma mehele, mingisugusele kuradi surevale mehele taimi kasvatas. Nagu siin sa näed, on väga hästi toimiv ühiskond ja tüübid ostavad kuradi üle letti nagu... Teevad ikka need, kes kogu aeg teevad, nagu see ei muuta. Jah, ainult selle vahega, et nad panevad selle raha süsteemi tagasi. Et kui neil tõesti on mingit arstiabi kunagi vaja, mis käib teiste ainetega tegelikult käsi käes, siis nad on selle nagu, mitte see ei ole mingisuguse kuradi Leedu maffia käes nagu. Et see on võib-olla üks selline, mis kui me siin kohalikul näitel võib-olla peaksime natuke endale nagu otsa vaatama. Aga see on arusaadav, meil on see rets nõukogude see, meil peavad lihtsalt mingid inimesed pealt ära surema. Ja kas sa oskaksid kohe, kas sul tuleb mingisugune seik meelde, me enne veits puudutasime ka seda sellest, kuidas inimesed on ilmselt ülipalju sinu juurde tulnud. Sest ma kujutan ette, et sinu nagu see, kus sa oled ennast nagu töötanud ja see sinu stiil, kuidas sa nagu laval oled, sa ilmselt võid ülipaljudele tekitada selle, et sa oledki nagu kõigi lähedane nagu sõber. Et ma kujutan ette, et inimestel väga võib-olla liiga palju seda barjääri nagu vahel ei ole. Mis on kõige mingi veidram ma ei tea, fänni asi, millega keegi sinu poole on tulnud, kas siis peale show'd või kas keegi on pitchib mingi? Siis kui tüdrukud käivad habemest tõmbamas ja siis ma ütlen, et see ei ole normaalne käitumine. No mis mõtlesin, see on nii nunnu. Siis ma ütlesin, kas sa kujuta ette, ma tulen võtan persest kinni ja ütlen, aga see on ju nii nunnu. Ja siis nad ei saa aru sellest nagu et ma olen ka inimene. Aga ei ole või nagu hästi palju mingid lugusid ja ikka mingid vennad nagu nööbist kinni võtnud ja nii, aga see on jälle, ma olen nii kaua seda asja nagu juba teinud, et nagu igas olukorras sa saad tegelikult nagu inimlikult aru, kus see olukord nagu tuleb ja just täpselt jah, et mu amet on nagu selline, et ega keegi ei tule pahatahtlik, see on hästi palju inimesed on üli familiaarsed ja üli ebaviisakad, sellepärast, et ma olen ju nalja, ta võib mulle ka nagu sitasti öelda, vaata. Et mul on üks pitt ka sellest, et ega kui ma ei oleks siuke kusik, mul on ikka nii palju neid olukordi, kus ma oleks pidanud kellelegi jala pealt sisse sõitma, aga ma olen lihtsalt et selline, aga ei, on mingid, seesama kuradi Fakvere need, mingid inimesed tekkisid meile listi, mingid maja kuradi vipid ja siis seal mingi räägivad omavahel, ma üritan nendega seal midagi, siis mingi tädi hakkab mulle,
tee nalja, kloun. Siis saan sealt mingi retsilt crowdist nagu aplause, mis mingi hetk on see, et okei, nagu, et kuule, teid tuleb välja visata. Ja siis need kuradi majavipid, mingid 40 tüübid kõigepealt proovisid seal, 2 paari, siis kõigepealt siis härrad proovisid ukse peal Karliga ürssid, on ju. Aga mida nad ei tea, on see, et Karl on mingisugune kuradi Lasnamäe gängster, kellel on see, et ta istub ja ootab. Anna mulle võimalus, nagu tõuka mind ükskord ja vaata, mis fucking juhtub. Sai nüüd uksest välja ja siis täiskasvanud inimesed 4 veetsid mingi 20 minutit akna taga, vilgutasid telefonidega kardina vahelt tuld tuppa, et niimoodi show'd rikkuda ja sellepärast kogu Rakvere sai time out'i. Et ma nüüd teen Haljalat ja Tammsalut, et sul peab vähemalt auto ja 1 kaine seltskonnas olema, et saaksid show'le tulla. Aga lõpuks jah, neid on nii palju ja hästi palju on sellised mingid alguse neid, kus hullud kus mulle tehti liiga, siis natukene vanemaks ja natukene õpid ja siis on see, et minu pask, ma ei oleks pidanud sellel show'l olema, puhtalt minu viga ja tahaks tegelikult nende inimeste ees vabandada, teil oli ka õigus, te piditegi mind korrale kutsuma, aga mina oma noore artisti egoga arvasin, et ma olen mingisugune kuradi maailma naba, mida ma ilmselgelt ei ole. Et hästi igav vastus, aga see on siuke asi, kui sa siukest asja väga kaua teed, siis sul lihtsalt sa pead oma egost suutma nagu eemale. Ilmselgelt ma olen nagu räme egoist ja ma arvan, et ma olen Jeesus ja ma olen maailma kõige naljakam inimene, aga seda ma arvan vaikselt enda sees, ma ei saa ühiskonnas niimoodi toimida, sa pead ka aru saama, et me oleme kõik täpselt sama mõttetud kuradi lihakotid ja vahepeal lihtsalt mina olen selles olukorras olnud, mina tean, et see ei ole normaalne käitumine, aga tema ei ole ja ma ei viitsi enam kellegi peale kurjaks saada, pigem üritan inimestele hästi rahulikult selgitada, et kuule, see ei ole, et sa oled praegu päris, ongi, kui sa oled mingisugune, ma ei tea, mingisuguses perekondlik, ma kunagi nägin Ott Seppa lapsega poes ja ma nägin, kuidas ta oli niimoodi müts üle silmade, tõmmata oli kapuutsi sisse peidetud, aga ikka inimesed ja siis tõmbavad pilti ja sa näed, kus ta poeg on niimoodi kõrva ja siis mul on see, et et see on, ta ei ole praegu Ott Sepp, ta on praegu isa lapsega poes kuradi septembri alguses, et mingid sellised olukorrad, aga seal ei ole kurjaks saada, seal ongi kutsud inimese et näiteks mul on hip-hop festivali reegel tekkinud, ma käin kogu aeg, mulle meeldib täiega käia seal ja kuulan, ja siis mul on tekkinud siuke asi, keegi tuleb pilti tegema, siis mul on see, et kuule, et ma kuulan, ma olen praegu sõprade ja perega, mis iganes me kuulame mussi, see on minu nagu aeg, kui sa näed mind pärast kuskil söögialal, telklas, kus iganes, muidugi ma olen Sander Õigus ja ma olen sinu oma, aga praegu ma ei ole. Praegu ma olen üks kuradi Genka fännidest ja ma ei taha mitte sõnagi see, et sinu jaoks praegu juhtus midagi ägedamat. Mind ei ole siin, mind konkreetselt ei ole siin. Ma olen üks nendest peadest, kes käib üles alla. Et see on ka teine pool on see enda lihtsalt mingisuguste piiride ja reeglite nagu kehtestamine. Mis sul, teeme väikse promo ka veel sulle enne, kui me lõpetame. Kaua sa nüüd veel oled Ausis ja kuna sul veel nüüd show'd on? Ma ei tea. Millal mul saab viisa läbi? Kuna ma sisenesin 23 aprill, 22 aprill saab viisa läbi. Ma olen viimased 6 nädalat ilmselt Melbourne'is. Teen mingid klubisid, võib-olla teen mingid festivali show'sid, surutakse mingid Eesti show'd ka, aga ma ei ole kindel, kas ma viitsi. Mul ei ole siin väga mingit reklaami selles mõttes teha, et nagu minu kontekst, ma olen siin treeninglaagris, vaata, et ei ole midagi nagu promoda, sest jah, ma ikka natukene ütlen ja tulge ja vaadake, aga tegelikult on nagu see, et mis sa tuled mind trennis vaatama nagu, et küll ma kunagi tulen neid klaabe siin nagu headline, ma kogu tegin tegelikult seda praegu ka natukene ja küll ma siis kutsun nagu rohkem, aga et kõik need festivali show'd on sellised, et jah, aga ma hoian oma sotsiaalmeedias kogu aeg kursis kõiki ja ma iga nädal teen mingisuguse story selle kohta, kus mind see nädal päriselt nagu tasub vaatama tulla või kus ma teen mingi pikemalt 15 minutit, aga ma niimoodi praegu peast ei
ei oska öelda, et jah, peab jooksvalt, sest ma teen kindlasti Melpsi Lounge'is igast asju, aga ma ei tea praegu peast. Kas inglise keeles on raskem ka teha või sul on juba tase nii heas tasemel, et nagu tuleb täpselt samamoodi nagu see mõte välja või? Ma nüüd saan teha seda alguses oli inglise keeles hästi sitt ja siuke igav tõlkimine, aga nüüd ma suudan teha inglise keeles seda sama nagu tegelast, kes ma eesti keeles olen, see, et ma lähen vihaseks ja punaseks ja veen läheb ja ühesõnaga, et nüüd ma suudan seda nagu teha ja sellepärast on hakanudki nagu välja tulema. Aga see on kahe otsaga asi. Muidugi on inglise keeles lahe teha, sest publikut on palju rohkem, aga inglise keel on nii igav, nii lihtne, mingi kuradi vabrikutööli seal lurin, vaata. Ja samal ajal mul on eesti keel kogu oma ilu, oma kõikide laen, sõnade, kõikide asjadega, pluss eesti keeles mul on lubatud keelt luua. Ma võin sõnu välja mõelda, ma võin väljendeid välja mõelda, ma võin teha, mis ma tahan. Inglise keeles ma pean nagu mingisuguste reeglitega rohkem nagu, et jälle nagu kogu see elu on võitlus kahe absoluutselt vastandliku äärmuse vahel, siis see on samamoodi. Armastan ja vihkan, mulle täiega meeldib inglise, mulle meeldib palju rohkem inglise keeles teha ja samal ajal iga õhtu ma siin igatsen seda, et kurat küll, aga samas ükski nendest ei ole sama, mis Tartus Ken klubis eesti keeles seal tudengitega sitta ajada ja mitte miski kunagi ei olegi seesama, et jah, aga ma püüan sellest pigem leida midagi nagu positiivset, et järelikult on mulle siis asjad, mis mulle mõlemad nii palju meeldivad, et äkki üks ei ole teisest halvem, vaid äkki mõlemad on teisest siis paremad või ma ei tea, kuidagi see paradoks enda jaoks nagu seeditavaks teha. Kuule, aitäh sulle päriselt nii väga, et sa olid nõus mulle selle aja andma. Hendrik, aitäh. Tuli läbi. Jah, Hendrik, aga tulevikus vaata kuradi kuupäevad üle, või? Sellega lõpetame küll. Saadan isiklikult talle lihtsalt selle lõpu, vaata. Katin välja. Aitäh. Thank you for watching another episode of Just Call Me Bridget podcast. If you like this episode, please give it a thumbs up and subscribe to the channel so you won't miss upcoming episodes. And also, if you would like to see more of the podcast and more from our guests, subscribe to our Patreon channel as well. I have so much information in there already. You'll also be able to do an Australian consultation with me. And there's heaps of other different options, and you can also support this channel. If you do have any questions or you have maybe other guests that you're thinking that you would love to have on this podcast, let me know in the comments down below. Thank you again for watching, and I'll see you in another episode.